Eesti kõige suurem viga müügis on see, et me läheme müügikontakti, müügikirja ilma mõtteta. A. Me lähme lihtsalt küsima, kuidas sul selle teemaga on. Hästi mugav oleks, kui klient ütleks kõik vastused ära, aga kui klient teaks, et tal on mure, siis ta juba helistaks sulle ise. Või me läheme siis juba pitchima ja pakkuma. Meil peab olema ennem idee. Toome näite, et sa müüd külmasi müügikõnesid, et klient saaks kohtuda huvilistega. Sa võid ju öelda, et kuule, me pakume, jube mugav on ja nii edasi. Või teine variant on see, et kuule Rait, et ma nägin su metareklaami, et tõenäoliselt see toimib sul hästi ja sa saad sealt kliente. Klient ütleb jaa. Et ma ei tea, kuidas sul, aga meta päris tihti nagu muudab erinevaid reegleid. Oled sa mõelnud, et kui reklaam enam ei töötaks, mis kanalit sa siis kasutaks? Klient ütleb, et ma ei tea, küll ma siis reageerin. Ja siis sa saad minna näiteks, et täiesti arusaadav. Aga kas testida uut kanalit oleks rahulikum siis, kui vana toimib? Või siis, kui on juba häda käes? Ehk kuhu iganes mõte või vestlus liigub, aga sa läksid ideega, et klient võib olla haavatav, kui tal on ainult online müük. Klient ütleb, kas sa paned täitsa mööda või ei pane mööda, aga nüüd sul on vähemalt idee.